Kõik tahavad teada, mis Valges Majas toimub. Kuulame, mida president Trump just ütles. Kas see sõda on läbi? Ma arvan, et see on peaaegu läbi. Ma pean silmas, et minu arvates on see väga lähedal lõpule. Tead mis? Kui ma praegu lahkuksin, kuluks neil 20 aastat selle riigi ülesehitamiseks. Okei, nii et ühelt poolt, Mark, hästi. President Trump ütles põhimõtteliselt, et sõda on läbi. Teiselt poolt kuula veel ühte asja, mida ta ütles, ja seekord väljaspool Valget Maja. Ma võin sulle öelda, et teine pool on meile eristanud. Nad tahavad väga meeleheitlikult kokkulepet saavutada. Noh, kus siis mäng lõppes? Sa ütlesid, et see oli tuumarelva pärast. See oli tuumarelva pärast. Väga sarnane. Jah, väga hea. Ma arvan, et sa kuulad. See on selle pärast, et neil ei saa kunagi olema tuumarelva. Iraan, pane see kirja. Iraanil ei saa olema tuumarelva. Ma arvan, et nad nõustuvad sellega. Ma olen selles peaaegu kindel. Tegelikult olen ma selles kindel. Kui nad ei nõustu, siis kokkulepet ei tule. Siis ei tule kunagi kokkulepet. Enne kui alustame, Mark, tahaksin meie vaatajatele öelda, et täna on kolmapäev, 15. aprill. Ja ma tean, et mõned teist on öelnud, et on väga oluline, et me rõhutaksime seda, arvestades, kui kiire on praegu uudiste tsükkel. Olgu, mina olen Ruthi Blum. Olen siin JNS stuudios ja minuga liitub kaugühenduse teel minu kaassaatejuht Mark Regev. Nii et Mark, mida arvad sellest, mida president Trump ütles? Kas see sõda on läbi? See on hea küsimus ja ma arvan, et see sõltub sellest, kuidas sa sõda defineerid. Kas on võimalik, et kõrge intensiivsusega osa on läbi? Ma ei tea, president on maailma üllatanud ja mis veelgi olulisem, ta on üllatanud iraanlasi, mis hoiab neid ebakindlas seisus. Ma mõtlen, nad arvasid, et neil on maailm oma haardes. Nad arvasid, et neil on maailm oma meelevallas, sest nad kontrollivad Hormusi väina ja nad arvasid, et kogu maailm tuleb nende juurde. Ma kuulsin isegi mõningaid kommentaatoreid ütlemas, et see oli sama hea kui omada tuumarelva, sest kogu maailm vajas naftat, mis läbi nende väinude liikus. Ja mida tegi president Trump? Ta ütles, kui teie kavatsete väinad blokeerida, siis mina blokeerin samuti väinad. Ja mitmel moel arvan ma, et ta neutraliseeris nende võime kõik kaardid enda käes hoida. Ma arvan, et see oli väga nutikas samm ja ma eeldan, et kui see edasi liigub, võime tõenäoliselt oodata veel selliseid samme. Jah, täiesti nõus. Ja tead, see on peaaegu eksitav öelda, et ta blokeeris Hormusi väina. Tegelikult blokeeris ta kõik juurdepääsupunktid, kõik Iraani sadamad, nii et Islaamivabariik ei saa eksportida naftat ega gaasi. Ja see ongi nende rahaallikas. Ja ta tegelikult lämmatab neid. Sul on õigus. Ta ütles, avage väin. Ja Islaamivabariigi režiim võttis selle eest tasu. Nad ütlesid ei, nad hoidsid Hormuzi väina pantvangis. Ja president Trump tegi neile vingerpussi. Ta ütles, ahah, ma näitan teile. Kes te olete, te väikesed diktaatorid? Ei, mitte siis, kui mina siin olen. Ja nii ta suldes Iraani võimaluse raha teenida. Ja Iraani majandus on juba praegu sisuliselt hävinud. Ja see teeb olukorra veelgi hullemaks. Aga küsimus on nüüd selles, kas ta teeb näitemängu. Ühelt poolt ütles ta, et anname neile 2 nädala pikkuse relvarahu. Ja ma usun, et see lõpeb mingil hetkel järgmisel nädalal, võib-olla umbes Iisraeli iseseisvuspäeva ajal. Aga ta ütles ka, et ei mingeid tuumarelvi. Neil ei tohi olla tuumarelvi. Neil ei tohi olla rikastatud uraani. Neil ei tohi olla ka tuumatolmu nii-öelda. Ja neil ei tohi olla võimalust uraani rikastada, põhimõtteliselt kunagi. Olgu! Ja inimesed, kes tulid läbi rääkima J.D. Vance'iga, asepresident J.D. Vance'iga, ning Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga, lahkusid pärast 21 tundi kestnud kohtumisi. J.D. Vance ütles, ei, me tegime palju edusamme. Me tegime palju edusamme. Aga põhimõtteliselt on meie punane joon ei mingeid tuumarelvi. Ja nad ütlesid, et ei, olgu. Siis olid need raportid, mis minu arvates on täielik libauudis, mis väitsid Ameerika kavatseb nõustuda sellega, et neil lubatakse 20 aasta pärast hakata uraani rikastama. Aga siis oleks see kokkulepe, niinimetatud kokkulepe, olnud üsna sarnane Obama ICPOA-le. Seega ma ei uskunud neid raporteid ega midagi sellist. Aga põhiline on see,
kui sa ütled, et sõja kõrge intensiivsusega faas võib olla läbi, eks? Me ei näe, et Iraanist lendaks rakette ja ka Iisrael ega USA ei ründa Iraani. Siiski on Iisraeli iga päev ja öö pommitatud Hezbollah rakettidega Liibanonist, peamiselt Põhja-Iisraelis. Aga tead, Iisrael on väga väike riik ja Põhja-Iisrael moodustab sellest suure osa. Nii et räägime ka sellest, ma sooviksin, et sa käsitleksid seda küsimust, kuidas Hezbollah on eraldatud Islamivabariigist. Ja räägi mulle veidi sellest, mis just Washingtonis toimus seoses Liibanoni ja Iisraeliga. Kui sa lubad, Ruuti, siis ma alustan Iraanist. Sa ütlesid, et ta on blokeerinud kogu Iraani sadamatest väljuva nafta ja see on õige. Ja nagu sa ka väga õigesti ütlesid, see on nende eluliin, mida nad kavatsevad teha. Kui nad ei saa oma naftat müüa. Ja tema jälle kord vastas neile, tead. Kas sa saad öelda hammas hamba vastu? Ta läks otse asja juurde ja nad ütlesid, et sina teed seda, seega või mina ka. See pole ka mulle päris selge, aga tal on ilmselgelt võimalus, Ruuti, kui ta tahab Iraani impordi blokeerida, eks. See annab talle tohutu hoova, tohutu relva, mida seal kasutada. Sest kui ta suudab takistada kaupade jõudmist Iraani sadamatesse, siis teoreetiliselt ma olen kindel, et Iraan ei kasvata kindlasti kõike, mida nende rahvas vajab. Tal on tõesti võimalus piirata seda, mis võib sisse minna, kui ta otsustab seda samuti kasutada. See saab olema väga huvitav. Praegu on olukord ummikus, sest iraanlased on kehtestanud omaenda blokaadi. Tema on neile blokaadi kehtestanud. Ja ma väidaksin, et iraanlased hakkavad nüüd järjest rohkem kannatama, sest nende sõbrad, olgu need hiinlased või teised, avaldavad neile palju survet, kes ütlevad neile, kuulge, see ei ole jätkusuutlik, eks. Kui te ei saa oma naftat välja viia, siis ainus põhjus, miks me teid tegelikult hindame, on teie nafta. Ja kui te ei saa oma naftat välja viia, siis see on probleem. Ja ma arvan, et iraanlastele avaldatakse üha rohkem survet kompromissile minna. Ja küsimus on selles, et pärast seda, teate küll, ma eeldan, et nad kohtuvad uuesti. J.D. Vance, Witkoff ja Kushner on taas koos Iraani meeskonnaga nende kõneluste teises voorus. Ja ainus tõsine küsimus on, kas nad suudavad ületada lahkhelid ja kas lahendus on võimalik. Seega tahaksin teile öelda, mis on minu arvamus. Ja see on, esiteks, kõige olulisem küsimus kõnelustel on tuumaküsimus. Sest kui see küsimus lahendada, siis lahenevad ka väinad ja kõik muu võib paika loksuda. Loomulikult tahaksin ma režiimi muutust. Loomulikult tahaksin ma ballistilisi rakette. Tahaksin ka käsilasrüümitusi, aga ma usun prioriteetide seadmisse. Ja kõige olulisem asi siin on minu arvates see, et president Trumpil on 100% õigus. Me peame keskenduma tuumaküsimusele, sest see on kõige tähtsam. Kõik muu on tuumaküsimusega võrreldes tühine. Me ei saa lubada, nagu president on korduvalt öelnud, et sellel režiimil oleksid tuumarelvad. Ma ei usu, et see, millest ameeriklased räägivad, millest Trump räägib, sa väljendasid muret, et see võib olla lihtsalt järjekordne JCPOA, Obama läbikukkunud tuumaleppe kordus. Ja ma väidaksin, et ei, see ei tundu üldse selles suunas liikuvat. Sest kõigepealt nõuab president kogu Iraanis oleva rikastatud uraani eemaldamist. Kas see läheb Venemaale või kuhugi mujale, see ei häiri mind, aga kogu see uraan peab lahkuma. Teisisõnu, kui see protsess on läbi, ei ole Iraanil enam rikastatud uraani. Ma saan aru, et president on samuti väga kindlameelne ja nad ei saa rikastada uut uraani, nad ei saa rikastada rohkem uraani. Ja niipea, kui te nende küsimustega tegelete, arvan ma, et tegelete nende võimega pommi valmistada ja olete selle juhtumise oluliselt ära hoidnud. Nüüd te väljendate muret, et ameeriklased on selle 20-aastase olukorra tekitanud. Ei, vabandust, lubage mul teid katkestada. Ma ütlesin, et valeuudiste meedia ütles seda. Ma ütlesin, et see on vale raport Axios, New York Times. Ei. Ma ei usu seda, just sellepärast, et see oleks lihtsalt järjekordne JCPOA. Ma ei usu seda. Valeuudiste meedia levitab seda. Nii et veel kord, kui sa saad tähtaja, mis on aastakümnete kaugusel, eks? Ma sooviksin, et üldse ei oleks tähtaega. Aga veel kord, ma ei taha üldse mingit tähtaega. Aga ma arvan, et kui sa hakkad rääkima millestki, mis on 50 aasta kaugusel, siis see on iraanlastele näiline võit ja kes teab, mis järgmise 50 aasta jooksul juhtub. Jah, mis puudutab seda režiimi, siis ma arvan, et sellega võib mängida.
Nüüd, mina ei taha sellega mängida. Ma eelistan midagi ühemõttelist. Aga kui sa pead läbirääkimisi, siis ma arvan, et see on selline teema, kus võib-olla saab neile midagi sümboolset näidata või anda. Näiteks järgmise 50 aasta jooksul tead küll, mulle ei meeldi 2020 on liiga lähedal, 20 läheb väga kiiresti mööda. Aga ma arvan, et kui sa saad kokkuleppe, mis oli JCPOA ehk Obama kokkuleppe probleem? See ei täitnud kunagi seda, mida ta pidi tegema. See ei takistanud teil kunagi tuumarelvi saamast. See, millest Trump tegelikult räägib, on nende tuumarelvade saamise peatamine. Ja see on oluline erinevus. Väga oluline erinevus. Olgu, Mark. Asi on selles. Unusta see ära. Tead, selle režiimiga ei saa kokkulepet sõlmida. Hetkel, kui tehakse ükskõik milline kokkulepe praegu eksisteerivate tegelastega, keda pole kõrvaldatud, tapetud ega õhurünnakutes hävitatud. Igaüks, kes on veel püsti jäänud, on Ameerika Ühendriikide, kindlasti Iisraeli ja lääne vaenlane. Ja ainus erinevus nende vahel, kes ütlevad, et me peaksime kokkuleppe sõlmima, näiteks presidendi seisukoht. Ta on maru vihane, et meeskond tuli tagasi Iraanist ilma kokkulepeta. Asi pole selles, et ta oleks mõõdukas. Erinevus mõõdukate ja niinimetatud mõõdukate ning äärmuslaste vahel on see, et mõõdukad usuvad lääne petmisse, islami põhimõttesse, mis ütleb, et võib valetada. Tegelikult peaksidki sa valetama, et pikaajaliselt oma tahtmist saada, kui sul on kannatust. Ja teised ütlevad, et ei, me ei taha isegi valetada. Me ootame 12. imaami ja kõike seda, sest nad kõik on fanaatikud ja nad kõik on kurjad, osa kurjast režiimist. Ja mida ma usun, on see, et kui sa takistad neil tuumarelvi omandamast ja takistad neil oma naftat eksportimast, siis režiimi ei ole. Ja selles ongi asja ilu. Sa muudkui ütled, et mina, tead küll, nõuan täiuslikkust. Režiim kukub kokku, kui tal pole hapnikku. Ja kui see ei kuku ning jääb endiselt järeleandmatuks, siis ma tegelikult usun, et me võime taas sõjaliste vahendite juurde tagasi pöörduda. Ma ei välista seda, Ruuti. Ma ei välista seda üldse. Ma arvan, et on täiesti võimalik sõjaliste vahendite juurde tagasi pöörduda. Aga ma tahtsin siin tsiteerida 2 asjakohast juhti. Netanyahu ütles avalikult, et neil ei saa olema rikastatud uraani. Neil ei saa olema võimalust seda rohkem rikastada. Ta ütles, et seda saab teha diplomaatia kaudu või sõjalise jõu kasutamisega. Me võime hävitada selle, mis neil on. Aga mida ta siis ütleb? Ta ütleb, et on olemas diplomaatiline võimalus. Ja kui president on saatnud selle meeskonna, mida juhib asepresident, iraanlastega läbi rääkima, on selge, et Iraani režiimiga ei toimu mingeid läbirääkimisi. Kui ütled, et oled Iraani režiimiga läbirääkimiste vastu, siis see võib olla sinu arvamus ja ma võin seda austada. Aga see ei ole see, mis toimub. Iraani režiimiga peetakse läbirääkimisi. Ja eesmärk on saavutada kokkulepe, erinevalt JCPOA-st, kokkulepe, mis tegelikult töötab. Nüüd võid sa mulle öelda, et arvad, et see on võimatu. Ja otsus pole veel tehtud. Kõik, mida ma ütlen, on see, et ma ei ole kindel, kas iraanlased suudavad nõustuda nende punaste joontena, mida Ameerika ja Iisrael peavad nende läbirääkimiste miinimumtingimusteks. Aga ma ei välista seda kohe eos. Ma arvan, et kogu selle kahjuga, mida me oleme iraanlastele põhjustanud, kas on võimalik, et nad nõustuvad asjadega, millega nad varem pole kunagi nõustunud? Ma arvan, et ei. Ja kui nad jäävad kindlaks ning me jätkame nende vastu sõjaliste tegevustega, siis võib-olla jõuame sellele eesmärgile lähemale. Ma väidaksin, et sa ei pea täielikku sõda uuesti alustama. Sa võiksid korraldada piiratud operatsiooni. Sa võiksid võtta üle selle saare, kuhu kogu nafta läheb. Sa võiksid kasutada maavägesid täpselt siin või seal, et kõrvaldada selged sihtmärgid. Sa võid rünnata erinevates kohtades ilma täiemahulisse sõtta tagasi minemata. Ja muidugi on sul võimalus, kui sul pole muud valikut, minna tagasi täiemahulise sõja juurde, mis tähendab jätkuvaid rünnakuid Iraani režiimi vastu. Aga mulle on selge, et Trump eelistab läbiräägitud lahendust, kui ta selle saab. Olgu, tegelikult tahab ta, et Islamivabariik alistuks. See ongi see kokkulepe. Teie alistute, meie võidame, teie kaotate. Kuidas selline kokkulepe tundub? Teiseks, see toob meid nüüd Liibanonis asuva Hezbollah juurde. Miks? Sest Washingtonis toimuvad läbirääkimised on enneolematu.
Iisraeli ja Liibanoni läbirääkijad kohtuvad välisministri Marco Rubio egiidi all. Ja nüüd ütlevad paljud inimesed, et vaadake, nad ei saa midagi teha, sest nad peavad omavahel läbirääkimisi. Aga samal ajal tulistab Hezbollah rakette. Nüüd, kui te võtate selle näiteks sellest, mida mina arvan, siis jah, teil peab olema nii sõjaline kui diplomaatiline lähenemine. Kogu selle aja nende läbirääkimiste jooksul ei ole Iisrael lõpetanud sõjategevust Hezbollah vastu. Ja peamine põhjus, miks need läbirääkimised Liibanoniga toimuvad, on see, et Liibanon ei ole suutnud või ei ole olnud valmis Hezbollah't ise alistama. Esiteks on Hezbollah sügavalt põimunud Liibanoni valitsusse ja armeesse ja nii edasi. Kuid Liibanoni rahvas on tüdinud, nagu ka Iraani rahvas. Nüüd peame ütlema ühe sõna Iraani rahva kohta, kes jääb kõigis neis aruteludes tuumarelvade ja kõige muu üle kõrvale. See periood, kus raketid ei lenda, võib-olla toimub kulisside taga midagi, mis aitab Iraani rahval valmistuda tänavatele tulekuks. Nad tapeti 10 000 kaupa. Muide, see on praegu väga kiireloomuline, sest palgasõdurid ja relvarühmitused tulevad Iraagist, et aidata režiimil veel rohkem süütuid iraanlasi maha lasta ja hukata. Me ei tohi neid unustada. Ja ärgem unustagem, et Donald Trump ütles nädalad enne 28. veebruari, mil sõda algas, Iraani rahvale abi on teel. Ja jah, see aitab neid. Ja kuigi nad elavad täielikus, ma ütleksin, kaoses ja hirmus, ütlevad nad ikkagi, et tahavad, et president Donald Trump ja peaminister Benjamin Netanyahu töö lõpule viiksid. Nad tahavad, et nad jätkaksid režiimi tegelaste pihta tulistamist. Nad tõesti tahavad seda. Ja seetõttu usun ma, et peame neid aitama. Just praegu oli meil holokausti mälestuspäev ja me ütleme mitte kunagi enam. Ja juudid on õigustatult kurtnud, kuidas maailm pööras holokausti ajal juudi rahvale selja. Me ei saa ka Iraani rahvale selga pöörata. Seda öeldes on nii president kui ka peaminister öelnud, et see on Iraani rahva ülesanne. See ongi nii. Režiimi nõrgestades anname neile võimaluse. Õige. Ja ma ei usu, et me saame seda teha Iraani rahva eest, iraanlaste asemel. Ei, aga Iraani režiimi nõrgestamiseks ei saa sa sellega kokkuleppeid sõlmida. Siis oled sa täpselt seal tagasi, kust alustasid. Sa ütlesid jälle, et Trump tahab, et nad kapituleeruksid. Ta tahab kokkulepet. Ta ütles kord tingimusteta alistumine. Alistumine. Kui nad tõesti alistuvad ja annavad talle kõik, mida ta tuumaküsimuses tahab, Ruuti, siis on sul kokkulepe Iraani režiimiga. Mitte ainult tuumaküsimus, vabanda. On ka ballistilised raketid, on terrorikäsilasrühmitused. Ei, alistumine ei tähenda ainult tuumaküsimust, kuigi see on peamine, jah, sest kõik muud arreteerimised järgivad sellele. Ruuti, kõik, mida ma ütlen, Ruuti, on see, et ma tahan režiimi muutust Iraanis. Ma arvan, et kõik tahavad näha režiimi muutust Iraanis. Kõige rohkem tahavad Iraani inimesed ise näha režiimi muutust Iraanis. Ma lihtsalt ütlen, et ma pole kindel, kas sellele saab poliitikat rajada. Ma tuletan sulle meelde ja olen seda ka varem selles saates öelnud, et 25. juuni operatsiooni ja rahva ülestõusu puhkemise vahel valitsuse vastu kulus 6-7 kuud. Ja seega, kui see sõda on läbi, ei tähenda see, et režiimi muutus oleks välistatud. Jah, režiimi muutus võib endiselt olla päevakorras, võib olla isegi veelgi tõenäolisemat. Ma lihtsalt ei ütle, et see oleks poliitiline valik. Ega öelda, et me hoiame sõda käimas kuni režiimi muutuseni. Ma ei usu, et keegi seda ütleb. Lubate mu siiski käsitleda Liibanoni küsimust, mille te tõstatasite täiesti õigesti, sest see on uudistes ja see on oluline. Kuid Washingtonis toimuvas on midagi väga sürrealistlikku, sest me räägime Liibanoni valitsusega. Liibanoni valitsus ütleb, et tahab häid ja rahumeelseid suhteid Iisraeliga ja kas me suudame kõik probleemid lahendada. Miks ma ütlen, et see on sürrealistlik? Sest Liibanoni valitsus on nõrk. Kahjuks on Liibanoni valitsusega nii, et nad ütlevad õigeid asju ja viimasel ajal on nad üha enam õigeid asju öelnud. Kas neil on võimekus oma kenaid sõnu teoks teha? Ja siin on küsimus väga lahtine.
Siis kui me vaatame fakte, ma mõtlen, nad tegid otsuse, mis oli 3 nädalat tagasi Iraani suursaadik välja saata. Nad ei suutnud isegi seda teha. Nad ei suutnud isegi Iraani suursaadikut välja saata. Nüüd on nad vastu võtnud kõik need uued seadused ja kuulutanud Iraani revolutsioonikaardiväe ebaseaduslikuks. Tead küll, nad teavad lahkuma ja Hezbollah peab relvad maha panema ja kõik need asjad, aga neil ei ole jõudu seda läbi suruda. Ja kuigi me tahame rahu Liibanonis, peame mõistma, et Liibanoni puhul ma mõtlen esiteks see, et nad ütlevad õigeid asju ja kohtuvad meiega ning tahavad rahust rääkida, on kõik väga hea. Ja me ei peaks, ma ütlen alati, kui mõni Araabia riik tahab Iisraeliga rahu teha, siis räägime. Pole mingit põhjust ust sulgeda, aga me peame mõistma, et Hezbollah on kahjuks täna Liibanonis tegelik võim. Ja seega, kui Iisrael alistab Hezbollah sõjaliselt, siis ma arvan, et see loob tingimused rahuks Iisraeli ja Liibanoni vahel. Ma arvan, et see on seotud ka Iraani küsimusega. Kui Iraan tuleb sellest konfliktist välja nõrgemana, kahjutuks tehtuna, jah, nõrgemana majanduslikult, nõrgemana sõjaliselt, nõrgemana poliitiliselt, siis tähendab see, et nende võime aidata Hezbollahal end uuesti kehtestada on palju väiksem, palju väiksem. See tähendab, et see minu arvates ka suurendab võimalust kokkuleppeks Liibanoniga. Aga kõik sõltub sellest, kas Hezbollah suudetakse sõjaliselt lüüa, sest ilma selleta on neil Liibanonis kõik trumbid käes. Need kaardid tuleb neilt ära võtta. Ma olen täiesti nõus. Erinevus on nüüd selles, et mitte Liibanoni valitsus ega Liibanoni sõjavägi pole tugevamaks saanud. Tegelikult kardavad nad Hezbollah'd ja Hezbollah on neid ka infiltreerinud. Selle kohtumise ilu seisneb selles, et see on esimene kord, kui Liibanon ise on tegelikult takistuseks. Tunnistades, et Iisrael teeb Hezbollah'ga võideldes õiget asja. Selle asemel, et öelda, te pommitate meie riiki, te rikute meie riiki. Lõpuks kuulete hääli Liibanonist, kes ütlevad, me ei taha, et te pommitaksite meie riiki. Esiteks tead, Hezbollah kasutab tsiviilinfrastruktuuri oma terrorismi toimepanemiseks, nagu Hamas, nagu Islamivabariik ja nii edasi. See on nende tegutsemisviis, eks. Nad peidavad end tsiviilisikute taha. Ja sellepärast ütleb Iisrael tsiviilelanikele, et nad evakueeruksid. Ja antud juhul liikuge põhja poole, minge üle Laatani jõe ja nii edasi. Aga see on esimene kord, kui Liibanoni valitsus ei ründa Iisraeli selle eest. Nii et kui Liibanon ütleks, et vaadake, teeme kokkuleppe, me oleme lihtsalt nõrga, teate küll, palun jätkake võitlust. Ja nad ei ütle seda otseselt, aga see on mingil määral vihjatud, sest nad ei nõudnud. Me lõpetaksime Hezbollah pihta tulistamise, samal ajal kui nad läksid Washingtoni ja grupp kohtus Washingtonis. Nii et see on vihje. See on hea märk, et nad ei öelnud seda. Alguses nad küll ütlesid, jah, teeme ka Hezbollah'ga relvarahu ja siis räägime. Ei, ja Iisrael ei olnud sellega nõus. Ja president Trump ei nõudnud seda. Ta ei nõudnud, et Iisrael lõpetaks Hezbollah pihta tulistamise selle relvarahu ajal Iraaniga. Ja Liibanon ei nõudnud lõpuks seda eeltingimusena kohtumiseks Washingtonis sekretär Rubioga. Need on kõik head märgid. Aga ilma sõjalise lüüasaamiseta jääb Hezbollah, tead küll, Hezbollah on seal ikka edasi, nagu prussakad. Tapad mõned, siis ilmub neid juurde, sa pead selle lahendama. Ainult sõjaliselt pole piisav, aga sa pead sellele lähenema survega igast suunast. Sõjaline on üks viis. Ma arvan, et sõjaline komponent on hädavajalik. See pole lihtsalt üks viis, see on hädavajalik. Ja ma arvan, et meil on hea trumpkaart, sest nagu sa tead, Ruuti, meil on hetkel suur Iisraeli vägi Lõuna-Liibanonis koha peal, kes tegeleb seal lõunas Hezbollaha infrastruktuuriga. Nüüd loomulikult on Hezbollaha infrastruktuur ka põhjas. Mõned raketid, mis Iisraeli pihta tulistatakse, lastakse teistest Liibanoni piirkondadest, mitte lõunast. Aga mis on siin oluline muutus? Sest Iisrael on koha peal ja Iisrael ütles, kaitseminister ütles, Iisraeli kats ütles, et me oleme Liibanonis seni, kuni meid veendakse, et Hezbollah ei naase lõunasse ega kujuta Iisraelile ohtu. Teisisõnu, meil on Liibanoniga rahuleppes, kaart välja käia. Niipea kui Liibanoni valitsus suudab tagada, et Iisrael ei satu vaenuliku tule alla Liibanonist, mitte Liibanoni riigilt, vaid Liibanoni territooriumilt,
ma räägin muidugi Hezbollahst, siis me jääme paigale. Ja ma arvan, et see on väga tugev mõjutusvahend, eks. Mõte, et Iisrael lahkub ja seal on mingi ÜRO vägi, seda on juba tehtud, see ei aita. Iisrael jääb Lõuna-Liibanonis paigale. Rahulepingu asemel, mis näeb ette Hezbollah relvitustamist ja Liibanoni suveräänsust Lõuna-Liibanonis. Mitte näiline, mida ma siin öelda tahan, mitte lihtsalt midagi, mis oleks sümboolne Liibanoni kohalolek, vaid tõeline Liibanoni valitsuse kohalolek, mitte Hezbollah. Nii et see kaart on meil käes, me peame seda õigel ajal kasutama ja see peaks olema stiimul Liibanonile õigeid asju teha. Kui tahate, et Iisrael lahkuks lõunast, peate Hezbollah relvitustama. Te peate tagama, et Hezbollah ei kujutaks Iisraelile ohtu. Praegu on nende võime seda teha väga piiratud ja sellepärast jääme me Lõuna-Liibanonis veel pikaks ajaks. Absoluutselt. Ja ma ütlen teile veel midagi, mis mulle Liibanoni kohta meelde tuli ja miks ning võib-olla Liibanoni valitsus jälgib võib-olla Abrahami kokkuleppeid, sest mis see siis on? Kes on Liibanoni poliitikud? Mida nad pealt näevad? Nad näevad pealt kogu maailmakorra ümberkujundamist. President Trump on rünnanud NATO riike selle eest, et nad ei tee oma osa. Me näeme, et Abrahami kokkulepete riigid on selle sõja ajal Iraani poolt rünnaku all. Neile tulistati rohkem rakette kui Iisraelile. Nii et see, mida te näete, on ümberjoondumine. Ja võib-olla Liibanon ütleb, vau, et tead, sa mainisid neid rahvusvahelisi jõude nagu UNIFIL. Mitte ainult, et UNIFIL oli Liibanonis kasutu, vaid ta oli ka koostöös Hezbollahga ja tegi ka seda, mida ÜRO alati teeb. Mõistis Iisraeli hukka. Ütles, et me tulistasime meelega UNIFIL-i vägede pihta. See oli vale. Olgu, nad olid nendega mestis samamoodi nagu UNRWA oli mestis Hamasiga. Võib-olla Liibanoni valitsus ütleb, et vaadake, siin on meie võimalus. Me näeme, et president Trump, teate küll, me näeme, kuidas Euroopa ründab Trumpi, ründab Iisraeli. Ja tegelikult muutuvad Abrahami kokkulepete riigid aktiivsemaks. Nii et kui toimub ümberkorraldus, eelistaks Liibanon tõenäoliselt olla selle kaitsevarju all. Ma olen nõus ja ma arvan, et me räägime suuremast piirkondlikust muutusest, mis sai alguse Abrahami kokkulepetest Trumpi esimesel ametiajal. Ja ma arvan, et selle sõja tulemusena Iraani vastu ja Iisraeli võitluse tõttu Hezbollahga muutub see protsess ainult tugevamaks. Üha rohkem inimesi Araabia maailmas, nad ei pruugi Iisraeli armastada. Nad ei pruugi tead nimetada end sionistideks. Nad võivad olla palestiinlastega solidaarsed, sest need on nende usukaaslased ja kaasaraablased ja nii edasi. Aga lõpuks saavad nad aru, et Iisrael on piirkondlik suurvõim. Nad austavad Iisraeli ja saavad aru, et Iisraeliga on hea rahuleping sõlmida. On hea elada Iisraeliga heades naabersuhetes. Üha rohkem inimesi Liibanonis soovib seda. Isegi Süüria räägib mingisuguse kokkuleppe sõlmimisest Iisraeliga. Ja seega ma arvan, et me näeme, kasutades Shimon Peresi väljendit, et me näeme paljuski uut Lähis-Ida. Uut Lähis-Ida, kus araablased ja iisraelased teevad koostööd, sest see on meie ühistes huvides. Ja ma arvan, et see, mida me oleme näinud, tähendab, tõde on see, et nagu sa ütlesid, Ruuti, sa tahad, et see režiim langeks võimalikult kiiresti. Ma ei ole kindel, et see langeb kiiresti, see võib võtta rohkem aega. Ma tahaksin, et see langeks, nagu ma olen öelnud, aga see võib võtta rohkem aega. Aga üks positiivne asi selles, et see ei lange, on see, et seni kuni Araabia riigid näevad Iraani ohuna, suunab see neid rohkem Iisraeliga rahu poole. Miks räägivad liibanonlased järjest rohkem Iisraeliga? Sest nad tahavad, et keegi aitaks neil nende Hezbollah probleemiga toime tulla. Ja seetõttu arvan, et see Araabia-Iisraeli leppimise protsess muutub aina tugevamaks. Palestiinlased saavad oma Araabia vendadelt vaid tühje sõnu. Kindlasti, ma ei saaks rohkem nõustuda. Kuigi ma tahan lihtsalt öelda, et mul on 2 tähelepanekut. Esiteks, iga kord, kui sa sellest räägid, ütled sa midagi sellist, et ega need riigid ei muutu sionistlikeks ega armasta Iisraeli või juute. Tead, mis selle juures on irooniline? Praegu on see lääs, kes vihkab Iisraeli. Lääs pöördub juutide vastu. Antisemitism levib igal pool plahvatuslikult. Jällegi, see on maailmakorra muutumise iroonia. See on esimene asi. Sa ei peagi ütlema, et asi pole selles, et nad äkitselt Iisraeli armastaksid.
jah, ma tahaksin näha Suurbritanniat, Prantsusmaad ja kõiki neid teisi riike. Tead, ma pean sulle ütlema, kui sellised need liitlased on, siis meil pole sellist liitu vaja, eks? Ma eelistaksin liitu Araabia riikidega, kes tegelikult, nagu sa ütlesid, austavad meie jõudu, mis toobki mind selle juurde, mida sa ütlesid Shimon Peresi uuest Lähis-Idast. Ta uskus sellesse võltsitud uude Lähis-Idasse, aga rahu puhkeb igal pool. Selline rahu on tõeline, kui see põhineb jõul ja huvidel. Nagu sa ütlesid, mitte mingisugune muinasjutuline tühine rahulepe, tead küll, sest iga kord, kui keegi, nagu Shimon Peres kasutas sõna rahu, pidid sa rakettide ja enesetapurünnakute eest varjuma. Ja kõik, mida ma nüüd ütlen, on see, et kui meil tekivad uued liidud Araabia riikidega ja need osutuvad tugevamaks kui liidud Euroopaga, siis olgu nii. See on kahju, eks? Sest Euroopa saab näha, et tema käitumine ja poliitika viivad ta allakäigule. Me ütleme, et Iraani režiim kukub. Euroopa sureb, kui ta jätkab oma kohutavat poliitikat, nii migratsiooni, terrorismi suhtes järeleandmise kui ka rünnakutega Iisraeli vastu. Nad näevad, mis nende ühiskondadega juhtus ja mulle sobib, kui meil on rahu läbi jõu meie Araabia naabritega. Jah. Kuna sa mainisid Euroopat ja eile oli Iisraelis Yom HaShoah, holokausti mälestuspäev. Vastavalt Hebrea kalendrile. Võib-olla kasutan viimased 2 minutit, sest meie saade hakkab lõppema ja räägin Yom HaShoah'st. Ja Iisrael seisab silmitsi väljakutsetega ja sõda Iraaniga ei ole lõppenud. Võitlus Liibanonis, Iisraeli sõdurid tegutsevad Gazas. Süürias on meil iisraelased. Me seisame silmitsi paljude ohtudega. Aga täna pole kahtlustki, et Iisrael on Lähis-Ida juhtiv piirkondlik jõud. Ja meil on maailma kõige lähedasem sõber, Ameerika Ühendriigid, mis on piirkondlik suurvõim, ülemaailmne suurvõim. Miks ma seda ütlen? Ma olen vist juba varem selles saates öelnud, et minu isa sündis 1931 aastal Saksamaal, Magdeburgis. Ja milline oli sealne maailm juutide jaoks? Jah, me olime ohvrid, me olime kodakondsuseta, meid taga kiusati. Me kannatasime genotsiidi all. Tema põlvkonna juudid kogesid holokausti jõudusi. Kus me täna oma probleemidega oleme? Me ei tohiks seda kunagi unustada. Juudi rahvas ei ole enam riigita. Juudi rahvas ei ole enam abitu. Ja mis kõige tähtsam, juudi rahvas ei ole enam kaitsetu. Me suudame end kaitsta nende eest, kes tahavad meile halba teha. Ja me ei tohiks seda kunagi unustada. Yom HaShoah seisneb 6 miljoni mõrvatud inimese meenutamises, kuid see on ka selle meenutamine, et kunagi olime rahvas, kes ei suutnud end kaitsta. Zionism, sionistlik revolutsioon ja Iisraeli riigi loomine on andnud juutidele selle jõu, mis on kõigil teistel riikidel, suveräänsuse ja võime oma rahvast kaitsta. Ja see, et maailmas on üks riik, mis ütleb, et me oleme juudi riik ja me seame juudi rahva kaitsmise esikohale, on tohutu muutus, positiivne muutus ja midagi, mille üle võime kõik väga uhked olla. Selles pole kahtlustki. Ja kahjuks olid paljud iisraellased 2023. aasta 7. oktoobril nii traumeeritud, tundes, et vau, me ütlesime mitte kunagi enam, aga see oli peaaegu jälle juhtumas. Olgu, kuid nagu sa välja tõid, saime sellest kiiresti üle võideldes. Me ei alistunud sellele ohule. Nii et jah, see on oluline õppetund. Olen sinuga 100% nõus. Ja enne kui lõpetame, tahaksin paluda vaatajatelt, et kui teile meie sisu meeldis, siis palun pange like, tellige kanal ja liituge meiega ka järgmisel korral. Näeme järgmisel nädalal, Ruuti.